Hea vaataja, esimesel korral rääkisime vananemisega seotud muutustest. Leidsime, et me läbime vananedes 3 tüüpi muutusi. Esiteks füüsilisi muutusi, see on tervisehäireid, haigusi, liikluse vähenemist, nägemise, kuulmise kahanemist. Teiseks saame osa emotsionaalsetest muutustest, näiteks identiteedi muutused, mis on seotud lähedaste kaotuse või erialaliselt töölt lahkumisega. Ja lõpuks on meil tegemist ka sotsiaalsete muutustega. Me jääme pensionile ja suhtlusringkond kahaneb. Täna räägime me aga nende muutustega seotud praktilise toimetuleku strateegiatest või võimalustest, kuidas siis praktiliselt toime tulla nende muutustega. Füüsilistele muutustele vastu astudes on kindlasti kõige olulisem säilitada liikuvus. Aga tegelikult see nii lihtne polegi. Tean seda omast käest. Kui kaal on liialt suur, siis väsid kiiresti. Väga hea oleks päevas teha vähemalt 8000 sammu. Aga kui su liigesed on läbi ja valu lööb selge ja puusadesse, siis ühel hetkel annad alla. Oma kogemusest võin öelda, et sportlikud harjumused on küll olulised, aga liialdada ei või. Liialdamine võib olla isegi ohtlik. Sa pead ikkagi arvestama oma vanuse ja tegeliku seisundiga. Kui liigesed teevad valu, siis on suurepärane võimalus oma liikuvust säilitada rattaga sõites. Kilomeeter rattaga annab sama kalorikulu kui 400-450 meetrit jala käies. Aga liigeseid see ei koorma. Õnneks elan linnas, kus rattateede võrk on suurepärane. Aga rattaga sõit sõltub ilmadest. Talvel tuleb hea seltsiline ikkagi kuuri panna. Rattaga sõidu võimalus võib äkiliselt lõppeda ka sellega, et sul algavad tasakaaluhäired. Suurepärane võimalus oma liikuvust säilitada muidugi ujumisega. Olen olnud kirglik ujuja. 2 korda nädalas basseinis 1000 või 1500 meetrit oli normaalne. Aga siis ilmnes, et diabeetiku nahk eriti jalgadel võib muutuda kloorivee suhtes väga allergiliseks. Nüüd ootan suve, et ujuda hommikul meres ja õhtul jões. Milline suurepärane enesetunne. Ujumine ei koorma liigesid, aga treenib siiski kõiki lihaseid ja kasvatab ka hingamise mahtu. Kuid nagu näeme, sattume kõigi nende liikumiste vormide juures lõpuks ikkagi mingite piiravate kääride vahele. Ja see ei ole igiliikur. Lõpuks jääb tubane hakkama saamine ja väga lihtne võimlemine. Seegi on hea saavutus. Igal juhul vähem sohval istumist, liigset söömist ja rohkem jõu ja eakohast liikuvust. Peale liikuvuse säilitamise tuleb kõigest nooruslikkusest hoolimata ikkagi ka kepi ja kuuldeaparaadiga harjuda kui vaja. Prillid on ilmselt juba ammu ees ja me ei märkagi neid. Aga mis teha oma vaimse tervisega? Elame ajas, kus uudised tekitavad ärevust ja masendust. Niisiis tuleks nende vaatamist ja kuulamist kuidagi piirata. Ehk aitab 1 või 2 korras päevas. Aga pead liiva alla jaanalinnu kombel ka ei saa panna. Pead ju ajaga kursis olema. Ja siis unustamise teema. Lähed kööki, aga oled juba unustanud, mis sa sinna läksid. Räägid mingist sündmusest ja korraga nagu pühitud, mingi väga tuttav nimi on mälust kadunud. Mõne aja pärast tuleb jälle meelde, aga siis oled juba unustanud, mida sa üldse öelda tahtsid. Nokk kinni, saba lahti. Ega midagi.
tuleb rohkem üles kirjutada. Vaimse erksuse säilitamiseks on soovitatud ka päevikut pidada. Või kui on indu, hakka kasvõi oma elulugu lastelaste jaoks kirja panema. See toob minevikust muidugi esile ka süngemaid lehekülgi, mida me ei tahaks meenutada. Aga siis on kõige tähtsam oma südames kõigile võlglastele ja ka iseendale muidugi andeks anda. Mõned hakkavad mälu treenimiseks ristsõnu lahendama. Kuid öeldakse, et veelgi parem mälu treenimine on mõne võõrkeele õppimine või kunagi õpitud meelde tuletamine. Üks kolleeg kutsus mind paar aastat tagasi linnaraamatukogus paar korda kuus koos käivasse saksa keele ringi. Tõepoolest, suurepärane vaheldus ja hea mälutreening. Vaimse tervise juures on aga kõige olulisemal kohal siiski meie eksistentsiaalne turvalisus, suhe Jumalaga. Iga uut päeva tänuga ja Jumala peale lootes alustada annab hingerahu ja vabaduse. Nii et isegi uudised ei suuda meelerahu võtta. Lihtsamalt öeldes, sealpoolsusega tasub häid suhteid hoida, sest sinnapoole oleme nagunii teel. Aga kuidas säilitada oma sotsiaalset aktiivsust? Aastad mööduvad ja sõpruskond jääb üha väiksemaks. Paljud lähedased elavad kusagil kaugel või oleme ise kaugele elama asunud. Teised jälle on juba igavikus ja on neidki, kes on lihtsalt kadunud unustuste loori taha. Hästi läheb neil, kel on sõpru, kellega igal nädalal väljas käia või keda külla kutsuda. Olgu nendeks sõpradeks siis endised kooli või töökaaslased. Muidugi kõige paremat suhtluskeskkonda pakuvad oma lapsed ja lapselapsed. Õnnelikud on needki, kel on hingejõudu teadlikult oma sõpruskonda hoida ja suurendada. Kui sa elad külas või linnas, siis pakuvad igasuguseid huvitavaid huvitegevusi, käsitööringid, seltsid ja huviringid. Kuid arvestada tuleb sellega, et ühel päeval, kui me ise ei liigu, oleme ikkagi üksi või paremal juhul hooldekodus. Minu jaoks kõige rikkalikuma menüü sotsiaalsetest suhetest on andnud aga kogudus, mida kord teenisin ja kuhu loomulikult ikka kuulun. Suurepärased inimesed, erinevad põlvkonnad ja alati midagi eakatele. Seal mind ei unustata vanaduse viletsuseski. See on hea keskkond, et valmistada sealpoolsuses veelgi paremasse seltskonda sattumiseks. Ja nii olemegi jõudnud selleni, et vananedes ei tasu käega lüüa, vaid ikkagi jõukohaseid väiksemaid või suuremaid eesmärke seada. Võib-olla õpid veel mõne uue huviala, hakkad näiteks maalima või mõnda pilli mängima. Kui sul on aed, siis leiad seal iga päev mõne uue väljakutse. Sobivad ka lugemine, suhtlemine sotsiaalmeedias. Igal juhul kõik, mis aitab sul positiivset mõtteviisi säilitada, on hea. Minu elus on olnud selleks elujõu allikaks osadus Jumalaga, tema rahva ja kaasinimestega. Või nagu muistne laulik kord ütles, 73. laul, 28. salm, aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Hea kaasteeline, soovin sulle palju häid sõpru, Jumala ligiolu ja vaimujõudu vananemise väljakutsetega hakkama saamiseks. Kohtumisteni, sõbrad!